saarelt sõitsime me edasi Phuketisse, kus oli meil üks päev veel niisama ka Phuketi linna avastada natukene ja sõitsime jälle praamiga ja siis nagu ikka praamist bussiga veel edasi ka siis Phuketi sinna linnaossa, kus me siis olime ja järgmine tulev hotell oli meil siis lennujaama kõrval, et ei peaks varahommikul kuskile seiklema. Jõudsime enda vahepeatusse. Siuke väike toakene. Väga viisakas. Ei ole häda üldse midagi. Iiglava suur külmkapp on siin on ja. See ei pandki tähele või? Siin on vannituba. Olsu ma ei saa aru, mis värk on sellega, et Tais kõik rand tilguvad. Meil seal eelmises hotellis ka tilkus täiega. Ja ütleme nii, et tegelikult on nagu väga okei. Eriti lühiajaliseks peatuseks. Siin on mingi rõdu. Siin veits on kakane ja plõgane ja see klaas on suht sitane. Aga muidu on nagu väga ok. Aga reviewsid mõnesid lugesid, siis oli küll siuke tunne, et maailma lõpp ja sured ära, kui siia tuled ja ma ei tea, mida kõike veel nagu. Tegelikult ei ole mitte midagi hullu. Inimesed on mingi mega suurte standarditega reaalselt nagu. Tulevad oma Euroopast mingi fancy asjadega ja siis eeldustega ja siis arvavad, et siin Taimaal on ka kõik mingi full fancy nagu. Phuketi linn mulle mitte mingisugust erilist muljet ei avaldanud, ütlen täiesti ausalt. Ma ei tea, võib-olla me asusime lihtsalt vales piirkonnas, aga kui me Taisse alles tulime, siis me olime teises piirkonnas ja seal oli ka suht ja see piirkond, kus me praegu siin oleme, oli kah siuke nagu veitsa parem kui see eelmine piirkond, aga ikkagi suht . Ja also, mis värk sellega on, et nagu kanad ja kuked lihtsalt igal pool jalutavad kogu aeg ringi Tais. Ja nagu ma mainisin enne, siis meil oli üks vaba päev Phuketis ja siis otsustasime, et läheme naudime veel ühte mõnusat Tai massaaži. Väga midagi muud erilist teha ei jõudnudki. Käisimegi seal massaažis, jalutasime niisama ringi ja siis puhkasime välja, sest et hommikul nüüd ongi meil varakult start lennujaama. 2 eeslit kõndimas lennujaama poole. Ja ütleme nii, et Tai mulje, et tegelikult ma saan aru, miks inimesed sinna minna tahavad, sest et see on hea, odav, söök on hea tegelikult, aga ikkagi need puhtuse standardid linnas sees ja kopsurohi sisuliselt igal pool, kus sa nagu ringi kõnnid, see on ikka ulme tegelikult. Ja tegelikult ei sõitnud ka nii palju rolleritega ringi, nagu näiteks oleks võinud, sest et kindlasti rolleritega ringi sõites saastab palju rohkem seda Tai loodust ja leiab kindlasti neid mingisuguseid ägedamaid kohti ülesse, kui lihtsalt niisama nendes linnades nii-öelda siis sees olla. Aga seekord läks nii ja mine sa tea, äkki jõuame veel kord Taisse enne, kui siit poolt ära lähme. Aga Malaisia osas tegelikult meil ei olnudki väga mingisuguseid ootuseid. Me läksime sinna sellepärast, et meid ootas ees üks seminar, kus me siis olime 4 päeva umbes vist. Ja siis me olime peale seminari umbes ka mingi 2-3 päeva niisama veel Malaisias ja saime natuke ringi avastada. Tulime oma kaardi peab siia panema. Puidust kaardid. Pane sinna. Ja 11. Miks siin ka on? Ma ei tea. Igal juhul. Võib-olla nii peenes hotellis ondki. Ei ole jah, kunagi nii peenes hotellis olnud. Holiday Inn. Ja siin on Kuala Lumpuris on 2 Holiday Inni. Ja me oleme mitte kesklinnas, kuskil linnast väljas. Meil toimub siin üks seminar. Ja siis otsustasime, et seminari ajaks chillime siin samas hotellis, siis ei pea mööda linna edasi-tagasi ringi käima. Teen kohe roomtuuri. Vahi siin on mingid nupud. Do not disturb, please clean up. Ma ei tea, mis need on. Master... Tuled. Siuke ilus puhas. Selles suhtes, et ikkagi peale Tais olekut ei anna võrreldagi, tead. Saab tunda ennast mõnusalt. Mis see siis siin on?
pesuvürk on ja siis on vets kohe. Väga huvitavad uksed otsad. Siin saab triikida ja puha. No luksvärk, ma ütlen. Luksvärk. Siin näiteks on pudelivee asemel selline asi. Valad vee siia sisse ja siis siit saad valida, millist vett tahad. Külma või kuuma või selle asemel, et siis plastikut toota niisama juurde. Ja siis näiteks siin on kõva padi, pehme padi ja siis saad veel vajadusel ümber vahetada mingisuguse teistsuguse padja vastu ka. Ja Eestis ei ole muidugi nüüd väga ammu kuskil hotellis käinud, aga see on safe. Et Eestis ei ole ammu käinud hotellides, aga siin näiteks, kas kõigis, ei olnud vist kõigis. Tais, kui me esimeses hotellis olime, seal Koh Phanganil, kas seal oli ka nii, et kui tahtsid rätikud, et oleks vahetatud, siis viskasid maha? Jah. Ja siin on ka niimoodi, et ehk siis nad iga päev ei vahetagi rätikuid, vaid vahetavad rätikuid siis, kui oled need nagu maha viskanud. Tegelikult see on vist varem ka olnud. Ja siin ei vahetata voodipesu ka enne kui kaardi peal. Ja siin on jah see, et ei vahetata voodipesu iga päev, vaid vahetatakse. Selles konkreetses hotellis on siis kaardike, mille pead panema voodi peale, kui tahad, et voodipesu oleks vahetatud. Ja selles viimases hotellis, kus me olime Koh Tao saare peal, siis seal näiteks oli kindlatel päevadel lihtsalt iga 2 päeva tagant vahetati voodipesu. Meil Siim lõhkus endal varba ja kriimustas ära natukene ja siis meil üks rätik oli veits verine. See oli põrandal ja nad ei koristanud seda ära. Aga noh, see selleks on ju. Tegelikult ma ei tea, ma ei ole kunagi vist nii pikalt kuskil Eesti hotellis olnud ka, et nagu mingi nädal või 2, et nagu teada, kuidas nad vahetavad ja kas nad vahetavad voodipesu iga päev või. Kui keegi teab, siis oleks huvitav teada tegelikult. Jagage infot, kui sina tead, kuidas Eestis on hotellides, kas nad vahetavad ka iga päev voodipesu või vahetavad ainult siis, kui on vaja vahetada, siis anna märku meile, sest me 2 umpalumpat ei tea. See vesi, mis siin läbi filtri nii-öelda siis peaks tulema, ütleme nii, et ikkagi räige kloorimaitse oli juures. Ilmselt natuke parem kui pudelivesi, aga noh ikkagi. Ja ülilahe tegelikult oli ikkagi üle pika ja suures linnas uuesti olla ja noh, ma täiega fänn on arhitektuuri selles mõttes, et iga kord, kui ma reisin, siis ma täiega vaatan ehitisi ja noh, tsiklid, rollerid, igal pool ikkagi Aasia maades täiega teemas. Kuidas meie siis reisime? Noh, alustuseks, see on originaalpistik, või no tähendab mitte pistik, vaid adapter. Siis selleks, et seda siin kasutada saaks, on vaja meil sellist otsa. Aga, siin on ainult väike aga. Siin on aussi ots. Nagu see ei toimi, aga õnneks on meil aussi adapter ka olemas. Nii et see on nagu, kui sa elad nagu mitmes erinevas riigis, no me ei ela praegu Eestis, aga you know what I mean on ja siis sellist nagu õnneks Tais sai selle otsaga hakkama. Nii et vaata, kas ei lähe sinna? Ei lähe ju, nalja teed, siin on ju siuksed otsad. Jaa, aga vaata, see on ümarad augud ka, äkki läheb sisse? Ei lähe. Oota, aga kas see töötab või? Muidugi töötab, jah. Kindel, äkki lendab arvuti õhku nüüd? Ei lenda. Jaa. Ei tööta, näetakis sulle. Ma lüliti. Mine pekki töötab! Ei olekski pidanud üldse seda kuradi adapterit ostma. No vot, siis õpite koos meiega.
tahan teile ka jagada seda, et ma olen selle Elise peale, kes praegu seda kõike siin filmib, natuke pahane. Sest et ta on filminud väga palju toredaid kaadreid omast arust, aga ta pole sinna peale mitte midagi rääkinud, ehk siis need on näiteks lihtsalt vaikuses siseneme lifti ja siis vaikuses toimetame liftis ja siis hiljem nüüd vaikuses kõnnime liftist välja ja suundume toa poole. Ühesõnaga, väga toredad kaadrid on ju, kõigile kindlasti väga meeldivad ja väga kihvt on vaadata neid koridore siin. Nii et Elis tulevikus palun, kui sa reaalselt vlogid, siis nagu räägi peale kohe midagi. Sul on palju lihtsam lihtsalt tulevikus seda kõike editida. Mis asi nagu lauda uks või? jah. No normaalne. Ukse peale. Panen jala ukse peale. Tuleb. Vannituba on küll maru pisike. Või noh, ei ole. Mul on vaja väga suurt. Ma ei mahu ära sinna sisse. See on ikka full on linn. Tegelikult peale seminari me olime ikkagi emotsionaalselt ja vaimselt täiega omadega läbi, nii et ma ei jaksadki väga palju midagi sinna peale rääkida. Aga see, mis te nägite, oli meie uus hotell, nii et seminar seal meil peetud, see on meie uus sõber seal, kellega me seminaril tutvusime, käisime temaga väljas, nii et jah. Nii et väga lühidalt, aga konkreetselt seminar läbi, avastame Kuala Lumpurit. No tere hommikust! Tänane hommikusöök on väga lihtne, sest et vaatasime, mis siin head pakutakse ja ausutades ei olnud väga mitte midagi head tegelikult, kuigi see hotell on vist mingi Michelin Guide'i mingi hotelli asja ära teeninud või midagi, mingisugused raamatud olid seal receptionis. Aga no see hommikusöögi valik meie standardite järgi on nagu olematu. Söövad õhtusööki hommikuks. Ja nad söövad nagu full on õhtusööki hommikuks. Nad söövad mingid riisi ja nuudleid ja kartulit ja ma ei tea nagu... liha ja vorste ja mingid asja. Ja päris ulme. Ei suuda hommikul sellist asja süüa, nii et siis vana ja müsli, jah, mitte müsli. Hommiku helbed tulevad, päästavad päeva. Selja taga on kõige tornis. Selline imeline kaunis vaade oli meie hotelli katuselt. Seal oli siuke hästi mõnsa baar. Üks õhtu isegi läksime ka sinna sööma ja lambist imbusime kellegi firma peole. Mingi live bänd esines ja me lihtsalt chillisime seal, sõime ja saime ilusat live muusikat nautida. Siin näiteks läksime uuesti akvaariumisse. Me mis Kanadas, Austraalias käisime, eks ju. Ja vaatasime siis, mis seal Kuala Lumpuris ka head on. Need on siis näiteks pirajad. Ja siin Siim kommenteerib, et et see, kes pirajasid söötis, istub seal tooli peal. Ja Kuala Lumpuri akvaariumis käisime ka uute sõpradega, kellega tutvusime täpselt samamoodi seminaril. Ja siin näiteks ma tükk aega imetlesin seda mõnusat suurt tarantulit ja ma täiega imestasin seda, et mõned aastad tagasi sellist looma nähes isegi läbi klaasi ma oleks paaniliselt nutma hakanud ja ma lihtsalt ei oleks suutnud neile isegi otsa vaadata. Aga siin me reaalselt tükk aega Siimuga koos kükitasime, lihtsalt imetlesime ja vaatasime, mida need loomad seal teevad ja kuidas nad liiguvad ja mis pesa neil on ja lihtsalt nagu vau, vapustav. Siin näiteks vaadake tähelepanelikult nende kalade pead. Sellised väga huvitavad justkui joonistused või asjad oleks seal peal. Nii et need, kes on Avatari näiteks näinud, siis kõiki neid uusi osi ka, siis mina olen enam kui veendunud, et Avatari lugu on päris elu põhjal, peaaegu põhimõtteliselt. Vaadake neid. Väga lahedad rongid sõitsid näiteks seal Kuala Lumpuris ringi. Ja nüüd me olime minemas ka ühele kultuurväljasõidule. Nimelt seal Kuala Lumpuri juures on siis kuulsad patukeivid, siis koopad, mis on siis ühe hindu jumala auks.
nii-öelda tehtud siis. Paar päeva peale seda, kui me seda Batu Cave'i külastasime, siis tegelikult oli seal just tulemas selle hindude siis mingisugune püha. Usklikud inimesed näiteks käisid seal kollaselt riides, sest see pidavat olema siis selle jumala lemmikvärv. Ja näiteks samuti inimesed ajasid ka ennast kiilaks ja määrisid endale pähe ise tehtud mingisugust määret, mis siis pidi minu arust avaldama au sellele antud jumalale. Ütlen ausalt, et seal ringi vaadata oli ilus, väga värviline, aga kindlasti palju lahedam oleks olnud seal käia giidiga, kes oleks siis koha peal kõigest lähemalt rääkinud. Meil bussis oli giid olemas, nii et õnneks seal ta midagi meile ikkagi selgeks rääkis, et päris niisama teadmata ringi jalutanud, aga jah, koha peal ringi käia giidiga oleks kindlasti palju lahedam olnud. Kui me sinna täitsa sügavale koopasse sisse läksime, siis minu lemmikasi, ma arvan, et ka Siimu lemmikasi oli vaadata ahvipärdikuid. Neid oli megalt palju seal. Nad hoiatati ka, et nad võivad inimestele kallale tulla, kui sul mingisugune söök kuskil nähtaval on, et siis nad lihtsalt tulevad, võtavad sult selle söögi ära. Aga väga lahe oli jälgida, kuidas nad seal ringi hüppavad ja roomavad ja see oli, ma arvan, üks mu lemmikasju selle koopa juures. Lõpuks viimasel päeval ei osanud ka mitte midagi muud peale hakata ja läksime kaubanduskeskusesse avastama. See oli üks mega suur kaubanduskeskus, mille sees oli siis mingi lõbustuspark ja mingisugused mängualad ja igasugused põnevad kohad, nii et jah, täitsa lahe oli tegelikult. Katsetasime kätt vibu laskmises. Siim on varem lasknud vibu ja mina olen varem lasknud vibu, aga nende tulemuste põhjal, mis te siin praegu näete, on ja vaadake nüüd, kui mina laskma hakkan, siis sealt väiksest ekraanist näete, kuhu see vibu langeb, tähendab nool lendab ja minu arust minu oma läks palju paremini täppi näiteks. Ekskardikeskuse töötajad, ütleme nii, et see on nii titekas, kui titekas olla annab, aga Kvarteeri ikkagi. Kvarteeri, no vahi. Sellega ei olegi varem sõitnud. Kvarteeriga sõitnud, jah. Leidsime ka mingisuguse siseseikluspargi ja nüüd vaadake, kuidas Siim sinna tippu ronib ja hüppab alla, on ju. Ja siis kohe näete, kuidas mina seda teen. Ja mis te arvate, kes meist kardab kõrgust? No mõelge natukene, vaadake, kuidas mina lähen, on ju kergi tagasi, vaadake, kuidas Siim läks, on ju. No ja ilmselgelt te arvasite valesti, mina tegelikult ei karda kõrgust, aga ma ei tea, reaalselt kui ma sealt hakkasin mööda neid asju üles ronima, silme ees virvendas, kõik oli virvendas ühesõnaga, ma mõtlesin täitsa pekkis, ma ei karda kõrgust ja ma ronin nagu nii. No ikka väga kõklevalt selles mõttes siit nagu ulme. Ja stardivalmis paneb Euroopa meister. Ta on valmis ja läks. Oi, tasakaaluhäired. Oi. Ja nüüd tuleb väljaku raskeim osa. Enne kui edasi lasen teil seda vaadata, siis enda kaitseks pean ütlema, et see oli minu, ma arvan, 10. kord põhimõtteliselt. Euroopa meistrile kõverate jalgadega üles lihtsalt. Ära kiigu nii palju. Läheb edasi järgmisele takistusele. Vigurredelid. Aga kohale ta jõudis ja läheb edasi kiigu peale. Võimas. Kott, millega tuleb sõita teisele poole maakera. No peaaegu. Hoogu jäi natuke väheks. Aga ei, draakonid sõid viimasel minutil ära. Ja läinud ta ongi džunglis. Avatar. Champion!
Pole allunud selle ka. No. Ma olen valmis, et siin on vähem pidamist. See on päris palju pidamist, ma ei kujuta ette, kui sealt lappe peaks minema, siis see on päris rõve. Ma vast ei lähe. Ei lähe lappe. 3, 2, 1. See on minu abikaasa seal on ju. Tugev mees ja puha. Ma ise lähen lihtsalt teed pidi, tead. Ilusti trepp on ette tehtud siin. Mina, meestel lasen raske töö teha ja ise teen kergelt vaata. Ja peale. Läheb rahulikult ja kindla peale. Ja seal ta läheb. Oi. Paigal. Teil, ausmuud. Antsa. Ja läks, Võistleja on nii kiire, et kaameramees ei jõua järgigi, tead. Ai. Nonii, juustu seest läbi. Viimane takistus. Tehtud! Maailmarekord. Kurat, 44 peaaegu oleks ju. Munesid 2 sekki liiga kaua. Ei ole 2 sekki, on või? Või 2 millisekki või? Jah, need liiguvad nii kiiresti. Me ei ole seda tuuriani maitsnud, aga see lõhn on täpselt selline, et on nagu magus, aga samas ikkagi suht rõve. Magus peeruhais. Tulime India restorani sööma ja muidu koht kõik väga viisakas, kõik tipp-topp, aga lihtsalt räägin sellest, kui raske on olla lõhnata. Siin on mingi lõhn, nagu mingi lõhna oli vist. Parfüümi lõhn. Jah, mingi parfüümirõhn, aga see on nii tugev, ei kujuta, et see on nagu... Jaa, aga kui seda ei oleks, siis oleks higi hais. Siis tegemist on indialastega. Jaa, aga nagu pigem siis, ma ei tea, sündrast nagu otsaiu. Meil on lennuni aega umbes täpselt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 tundi. Jah, ma arvutan näppudel, mis siis on. 5 tundi aega. Ja meil ei olnud mitte midagi muud targemat teha, seega me lihtsalt tulime lennujaama. Nii et chillime, kerutame oma asju ja nagu papakäruga, aga indetite asemel on riided. Või no mitte riided, aga asjad. Saigi selleks korraks meie puhkusereis läbi. Kui ma küsisin Siimu käest, et kas ta tahab midagi Kuala Lumpuri kohta öelda, siis ta ütles, et ta ei oska selle kohta kohe üldse midagi öelda. Ütleme nii, et tore oli, vahva oli linn suur nagu ikka suured linnad, Aasia riik nagu Aasia riik ikka. Nii et jah, Kuala Lumpurit selles mõttes väga pikalt väga palju avastada ei jõudnud ikkagi ja Malaisia riik iseenesest on kindlasti ka väga-väga lahe. Nii et sinna, ma arvan, et kindlasti võiks tagasi minna ja natukene kaugemalt seda kõike avastada. Aga see oli ka väga tore, nii et järgmise videoni.